Head sõbrad siin Tartu Ülikooli raamatukogu saalis ja kõik, kes te jälgite Kultuurikompassi läbi digitaalsete kanalite. Mul on tartlasena ja lõunaeestlasena väga hea meel selle üle, et Tartu koos Lõuna-Eestiga on aastal 2024 Euroopa kultuuripealinn. On päris selge, et aastal 2024 on Euroopa kultuuripealinn Tartu koos Lõuna-Eestiga Eesti tippsündmus ning mul on ääretult hea meel selle üle, et Tartu koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega teevad nii head, tihedat koostööd, tihedamad kui kunagi varem, et me selleks rolliks valmistume tõsiselt ja püüame anda ja annamegi endast parima. Me taotlesime üheskoos Euroopa kultuuripealinna tiitlit Tartule ja Lõuna-Eestile, et näidata teile, head kolleegid Euroopas, head meie praegused ja tulevased külastajad, meie regiooni kultuurilist rikkust. Ka üks meie programmiliine kannab pealkirja Omapära ja Euroopa ja Lõuna-Eestil ja Tartul on väga palju rikkust. Meil on kultuurilist, sealhulgas keelelist rikkust. Sellele väiksele maale mahub erinevaid keeli, omapäraseid kultuurikilde ja hämmastavalt mitmekesist ja inspireerivat looduskeskkonda. Tartu on alati olnud osa Euroopast, kuulunud Euroopasse. Ma toon mõned näited. Tartu linnamuuseumi arheoloogiakogus on imepärased Veneetsia pokaali, Veneetsia klaasi näited, mis räägib sellest, et siin mitte ainult ei söödud ja joodud Veneetsias toodetud klaasnõudest, vaid siin ka tarbiti neid jooke, mida Itaalias ja teistes veinimaades toodeti, või Hansaliit, mis on Euroopa Liidu eelkäijaks, mille liikmeks Tartu linn oli, ja rääkimata loomulikult 1632. aastal asutatud Tartu Ülikoolist, mis kuulub maailma parimate ülikoolide hulka, ja tema raamatukogu, mille asutaja Karl Morgensterni sünnist möödub 250 aastat. Need on tugevad kultuurisidemed ja me oleme taotlenud Euroopa kultuuripealina tiitlit ka sellepärast, et anda meie kultuuriloojatele, meie turismivaldkonna eestvedajatele ning ettevõtjatele võimalus kasvada, areneda ja õppida üheskoos. Ma loodan, et tänane Kultuurikompass julgustab meie kultuurikorraldajaid mõtlema veelgi rohkem selle peale, kuidas Euroopat kõnetada. Kuidas kõike seda, mida me siin loome, tähtsaks ja kalliks peame ka oma Euroopa sõpradega jagada. Ja see jagamise oskus ja jagamise mõttejõud ju räägib meie kõigi inimlikust suurusest ja südamesoojusest. Seda kõike on loomulikult ka vaja väga praktilistel kaalutlustel, sellepärast et kui me oskame jagada seda, mida me siin loome, kui teie tulete aastal 2024 osa saama sellest, mida meie siin üheskoos loome ja teiega soovime jagada, siis nõnda me ületame ka need raskused, mida COVID-19 viiruse poolt tekitatud kriis nii tervishoius, sotsiaalvaldkonnas, turismivaldkonnas paraku meil laseb praegu läbi elada. Nii et ma usun, et aasta 2024 on meil kõigil suurepärane võimalus taas nautida kõike seda, mis teeb Euroopast Euroopa. Ja olgu see siis kas Tartus, Poodos, Salzkammergutis või mõnel teisel toredal Euroopa kultuuripealinna linnas. Ja meie ootame väga seda, et me saaksime
aastal 2022 näiteks külastada meie sõpruslinna Kaunast või 2023 Vespremit, mis on Euroopa kultuuripealinnad. Ja loomulikult unistame aastal 2025 jõuda Saksimaale Chemnitzisse, mis on sel aastal Euroopa kultuuripealinn. See piiriülene kultuurialane koostöö on jätkunud ka COVID-i kiuste ja tänane Kultuurikompass on üheks väga heaks näiteks sellest koostööst, rahvusvahelisest koostööst, sellepärast, et meil on üle 400 osavõtja Kultuurikompassist ja neid riike ja rahvaid, kes siin on esindatud, on väga palju, olge te kõik tervitatud ja ka kaasaaitajaid, kes Kultuurikompassile, tema toimumisele on õla alla pannud, on nii Bodost, Tšehhist, Daugavpilsist, Salzkammergutist, Tamperest, Turust, Vespremist ja nii edasi. See nimekiri läheks väga pikaks. Aitäh teile kõigile. Dear friends from all of Europe, welcome to Kultuurikompass. Welcome to Tartu, welcome today, and I really do hope to see you all in Tartu very soon in 2024. Thank you.